Tere! Minu nimi on Jaanis ja selles videos räägin ja näitan täpsemalt, millist puuri milliseks tööks valida. Alustame puidupuuridest. Ja puidupuuride kõige levinum on klassikaline puidupuur, mille tunneb ära sellise iseloomuliku terava otsa järgi. Ja see on siis hea selleks, et kui alustate augu puurimist, siis see puur ei laperda selles augusse. Lisaks klassikalistele puidupuuridele on olemas ka tõmbepuurid. Ja tõmbepuurid tunneb ära selle järgi, et tõmbepuuride otsas on selline kruvikujuline spiraal. Ja see aitab seda puuri sinna auku natukene stabiilsemalt tõmmata ja tulemuseks on sirgem ja puhtam puurauk. Ja tõmbepuure nagu ka klassikalisi puidupuure on saadaval väga mitmed erinevat mõõtu, alates 3-4 mm kuni 25 mm välja. Järgmisena on olemas lapikpuurid. Lapikpuurid on mõeldud siis suurema diameetriga aukude puurimiseks. Seal on valikus samuti isegi kuni 50 mm diameetriga puure. Sarnaselt lapikpuuridele on olemas ka oksapuurid. Oksapuurid on samamoodi mõeldud suure diameetriga aukude puurimiseks, aga erinevus on selles, et oksapuur on parem selliste süvendite tegemiseks. Näiteks kapihingede puurimisel, et nad on pisut stabiilsemad ja jätavad natukene puhtama lõikejälje. Ja samuti on puidupuuride valikus ka selline spetsiaalne korgipuur, millega saab siis puitmaterjalist lõigata puuraukude jaoks korke, millega siis neid auke täita. Ja neid on samamoodi väga palju erinevat mõõtu. Vastavalt siis sellele puurile, millega te olete augu puurinud, saate ka siis selle vastava korgipuuriga sobiva korgi sellele augule puurida. Ja klassikalisi puidupuure saab soetada ka komplektina, et kui teil ei ole päris kindel ettekujutus sellest, kui suure diameetriga auku teil on vaja puurida, siis on mõistlik endale osta selline komplekt, kus on mitu erinevat mõõtu ja siis saate juba kodus vaadata, milline mõõt või puur teile parajasti sobib. Teiseks suuremaks kategooriaks puuride puhul on kivipuurid. Ja täpselt nagu puidupuuridega puhul on ka kivipuuridel selline täiesti tavaline ümara otsaga kivipuur, mida siis on võimalik leida väga mitme erineva suurusega, sõltuvalt siis sellele, kui suurt auku on vaja teha. Ja kivipuur on siis otsast natukene lamedam, aga üldiselt näeb väga sarnane välja puidupuurile. Siis on kivipuuride puhul võimalik saada spetsiaalse STS otsaga puure. Ja STS otsaga puurid on siis sellepärast head, et need sobivad kokku sellise spetsiaalse puuripadruniga ja neid on mugav kinnitada ja mugav ära võtta, mugav vahetada ja nad ei libise. Kui näiteks puur peaks jääma auku kinni, siis see puur ei libise selles augus ja saab mugavalt selle puuri välja sealt. Ja STS puuride puhul on siis olemas 2 teraga puur ja siis on ka 4 teraga puur. Et sisuliselt on nad samad asjad, teevad täpselt sama tööd, täidavad sama eesmärki, aga 4 teraga puur on natukene mugavam kasutada ja jätab natukene puhtama puurimisaugu. Et kui on võimalik valida, siis mina soovitaks kindlasti seda 4 teraga puuri osta ja kasutada, sest et sellega on lihtsalt töö tegemine natukene lihtsam. Aga muid suuri erinevusi meil ei ole ja samuti valik on väga lai, on väga pikkasid puure, on isegi poole meetri pikkuseid puure ja samamoodi on erineva diameetriga puure. Et sõltuvalt vajadusele tuleb siis endale see õige puur valida. Lisaks tavalistele puuridele on olemas ka sellised augupuurid või augusaed. Ja need on mõeldud siis selliste avade puurimiseks, mis on suurema diameetriga. Näiteks
pistikud või mingisugused torude läbiviigud või ühesõnaga sellised avad, mis on oma läbimõõdult suuremad. Ja on olemas selliseid augupuure, mis on mõeldud kipsplaadile või mõnele pehmemale materjali või ka puidule. Ja siis on olemas sellised augusaed, mis on mõeldud kivile, mis on siis teemantkattega ja läbistavad tugevamat ja kõvemat materjali. Täiesti eraldi puur, mis on mõeldud klaasi ja keraamiliste plaatide puurimiseks, on siis klaasipuur. Ja nii nagu nimi ütlebki, siis sellega saabki puurida keraamilisi plaate ja klaasi. Ja siis igal juhul ka pidada meeles seda, et kui te klaasi või keraamilisi plaate puurite, et siis te mitte mingil juhul ärge kasutage löökfunktsiooni. Kolmas suurem kategooria on metallipuurid. Ja täpselt nii nagu kõikide teiste puuride puhul on ka metallipuuride puhul olemas kõige klassikalisemad, lihtsamad puurid, millega saab teha metalli sisse auke. Kõik on väga lihtne. Ja siis on olemas kuuskantsabaga metallipuurid. Nende ainukene erinevus on see, et neil on kuuskant saba ja seda saab kasutada siis kuuskant padrunis. See tähendab seda, et seda on mugavam vahetada ja natukene mugavam kasutada. Ja metalli jaoks on olemas ka astmepuurid. Astmepuuridega saab puurida metalli sisse siis sellised auke, mis siis kasvavad, sõltuvad sellest, kui sügavale puur läheb. Ja see on siis hea, kui te täpselt ei tea oma augu diameetrit ja tahate näiteks läbi katse-eksitusmeetodi leida seda sobivat diameetrit, siis te saate kasutada astmepuuri. Loodan, et said piisavalt detailse ülevaate erinevate puuride eripäradest. Soovitan kindlasti tulla Bauhofi kauplustesse ja valida välja endale just sobilik puur. Kui jääd hätta, küsi nõu meie spetsialistidelt või külasta meie e-poodi.